Kes on Euroopa Komisjoni volinik? See on tegelikult Euroopa Komisjoni liige. Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu täitevasutus, kelle ülesandeks on viia ellu see, mis on liikmesriikide poolt otsustatud ja jälgida, et liikmesriigid ka seda kõike täidavad, mida nad ise on kokku leppinud. Nii et see on igast riigist on üks esindaja, see on siis 27-liikmeline kehand, kus neid asju otsustatakse. Komisjonil on ainsana seadusandliku initsiatiivi õigus. See tähendab, et kõik direktiivid ja määrused, mis tulevad Euroopa Liidust, need on tegelikult komisjoni poolt nii-öelda käiku lastud, aga see ei tähenda sugugi seda, et komisjon mõtleb need ise välja. Komisjon teeb seda siis, kui liikmesriigid selle ülesande annavad, et niisuguses küsimuses on vaja välja töötada mingisugune regulatsioon, mingisugune määrus, et on meil üks ühine idee, aga kuidas seda teostada, olge lahked ja kasutage oma suurt ametnike hulka ja ekspertide hulka ja tehke omad ettepanekud ja siis komisjon teeb, siis need ettepanekud lähevad Euroopa Parlamenti, lähevad Euroopa Liidu nõukokku ja lõpuks kui saavad siis läbi vastavate küllalt keeruliste protseduuride vastu võetud kui Euroopa Liidu seadused. Tegelikult ütleme, kõik hakkab peale niisugustest raamdokumentidest. Need on siis, praegusel hetkel on need strateegiad Euroopa 2020 ja mis puudutab minu konkreetset valdkonda, siis on see transpordiala arendamise, Euroopa transpordi arendamise kontseptsioon aastani 2050. Need kõigepealt niisugused dokumendid. See on mõistagi toimub vastava komisjoni liikme ehk siis antud juhul transpordi puhul minu vahetul osavõtul ja suunamisel. Sellest edasi tulevad seadusandlikud ettepanekud. Need on siis mingisugused kas siis direktiivid või otsesed määrused, mis hakkavad kehtima sellest hetkest, kui nad vastu võetakse. Direktiiv peab minema liikmesriikidesse rahvusliku seadusega vastuvõtmisele või kohandamisele. Nii et need on need, mis muudavad meie elu. Selles mõttes on nende vastuvõtmise protsess väga pikk ja keeruline. See läheb läbi Euroopa Parlamendi, see läheb läbi liikmesriikide nõukogu ja võtab õige mitu aastat aega, kuni ta on valmis. Seal on komisjoni liikme roll on läbirääkija, ettepaneku tegija, ettepaneku kaitsja nii parlamendis kui nõukogus, kui ka avalikkuse ees ja siis kompromisside väljatöötamine, selle juures olla, leida sobivaid lahendusi, anda hinnangud, lükata midagi tagasi, kiita midagi heaks. See on see töö nii-öelda põhiosa. Peale selle on muidugi tohutu suhtlemisring, suhtlemine oma ala esindavate organisatsioonidega. Kui te kujutate transporti ette, siis te saate aru, et see on ju kõik ülemaailmne. Lennundus on ülemaailmne, laevandus on ülemaailmne ja ka maatransport on tegelikult rahvusvaheline. Nii et läbirääkimised rahvusvahelisel tasandil Ameerika Ühendriikidega väga olulisel määral, kas või lennuohutuse teemal, see on nüüd see valdkond, siis muidugi ja siis veel kõige lisaks on suhtlemine ja Euroopa Liidu seisukohtade esitamine ja esindamine kõikvõimalikel konverentsidel ja konverentsidel vähem, aga igasugustel rahvusvahelistel kogunemistel, mis omavad ka mingisugust otsustavat mõõdet, siin rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon, rahvusvaheline merendusorganisatsioon, rahvusvaheline transpordifoorum, minu valdkonnas on neid palju. Kuivõrd nüüd volinikud ise on sellise lobi objektiks või kuivõrd tuleb selle teemaga tegeleda või on see rohkem alumistel tasanditel või jätkub seda kõikidele tasanditele? Oleneb, mida me võtame lobi, mõistame lobi all. Ma eelmises komisjoni koosseisus initsieerisin või algatasin niisuguse asja nagu Euroopa läbipaistvuse algatus ja seal sees oli ka nii-öelda huvisid esindavate organisatsioonide register. Et ega see on ju loomulik. On olemas näiteks Euroopa Raudteede Nõukogu, kes
kes ühendab Euroopa suuremate raudteede juhte ja kes esitavad siis oma seisukohti nendes asjus, nende määruste ja direktiivide asjus, mis puudutavad raudteemajandust ja raudteekorraldust Euroopas. Nendega ma suhtlen väga tihedalt. Täpselt samuti on lennuliine ühendavad organisatsioonid, lennujaamasid ühendavad organisatsioonid, merendust ühendavad organisatsioonid. No need ongi need, see on loomulik, nendega peab suhtlema. Kui sa nendega ei suhtle, siis kus sa siis istud, kuidas sa siis teada saad, mis siis üldse maailma asjadest arvatakse. Nii et kahtlemata mina suhtlen nendega intensiivselt ja kuulan nende arvamusi, aga tingimata tuleb rõhutada, et mitte keegi teine minu eest midagi ei otsusta. Otsuse ja valiku, kas ma teen rohkem otsuse või ettepanek on rohkem, ütleme, kaldu näiteks ametiühingute poole või rohkem kaldu näiteks laevaomanike poole. See on minu otsus ja mina vastutan. Siin ei ole selles mõttes ei saa mitte kunagi tõmmata selget paralleeli või selget joont, et näe, nüüd on niisugune seisukohad seal ja need, ütleme, vastava voliniku seisukohad või komisjoni seisukohad on ühele poole rohkem kaldu. Jah, nad on alati kuskile poole kaldu. Me üritame hästi palju tasakaalu tekitada, aga kui nad on kaldu, siis mina vastutan selle eest. Ja komisjon vastutab ja me põhjendame seda. Nii et huvide esindamine Euroopa Liidu juures on sama loomulik nagu iga valitsuse juures, aga siin on see mastaap muidugi tohutu. Aga põhimõte ongi see, et suhtled kõigiga, kuulad kõigi arvamusi, otsuse langetad sina siin ja teed selle valiku ja pärast põhjendad, miks me just nii tegime. Või rahvusvaheliselt ka. Kas me oleme rohkem, näiteks suhtleme oma rahvusvaheliste partneritega, oleme nagu natukene nende suhtes sõbralikumad või vastupidi. Nii et kõik need on valikud, valikutest vastutavad ikka otsustajad. Komisjoni liikmed loetakse Euroopa Liidu tippjuhtideks ja seda nad kahtlemata ka on. Kuivõrd te tunnete, et teie käes on nagu selline reaalne võim Euroopa Liidu suunamiseks, nii isiklikult teie käes kui terve selle volinike kolleegiumi käes? Et kuivõrd on Euroopa Liidu juhtimine reaalselt teie kätes? No võiks öelda nii, et kas ma olen rahul selle määra, kui palju ma saan sündmusi mõjutada ja kui palju ma saan otsused Euroopa Liidus mõjutada, vastus on jah. Selles mõttes, et ei ole ju, keegi meist ei ole diktaatorid ega ei tahagi olla, ega see pole ka efektiivne variant olnud, eks ole, et ikkagi on oma demokraatlikud otsustamismehhanismid, on parlament, on antud ju liikmesriikide nõukogu, kellel on oma väga suur sõna kaasa öelda, aga mina saan küll öelda seda, et ma ei tunne ennast kõrvale jäetuna ega ma ei tunne, et komisjon näiteks transpordipoliitikas ei mängiks olulist rolli. Nendes demokraatlikes otsustusmehhanismides mängib ta piisavat rolli ja mina olen rahul sellega, kui palju minul õnnestub neid sündmusi mõjutada.